Taha poole siin. Ma ei tea, mis see on. Me tegime riblamist ja me mängisime ise nagu lõime. Ja siis nagu läksime jalaga lööma neid nagu bowlingus, aga jalaga. Ma panin oma puutsad, siis panin pulvikud, panin püksid ja panin siis jope. Kui me nagu laiem võtan, siis naiste jalgpall on täna kõige kiiremini kasvav spordiala üldse maailmas. Ta ikkagi kaasab ühiskonnas seda võib-olla siis kihti, kes siiani ei olnud niivõrd palju kaasatud jalgpalli. Ja just eriti, kui me vaatame trende, ka see uus generatsioon noori, kes on nagu avatumad, soosivad seda kaasatud sporti, et kõigile neile läheb see naiste jalgpall nagu väga korda. Ja just läbi selle naiste jalgpalli annab kogu seda ühiskonda paremini ka sidustada ja mitmekesistada. Nii, Meribel. Vasakult 3. Toris. Me teeme soojendust enne jalkat. Nagu jooksime sinna, siis me teeme plaksu, siis jooksime tagasi. Anname teisele plaksu. Jalgpall on ju võistkonnasport, võistkonnaala. Siin õpitakse arvestama teistega, õpitakse koostööd, kokkumängu, õpitakse toime tulema nii võitude kui ka kaotustega. Ma arvan, siit saab nagu eluks nagu väga palju olulisi elemente nagu kaasa. Meie hästi oluline eesmärk on see, et noored inimesed liiguksid. Et ükskõik millist sporti, kas need on poisid või on tüdrukud, aga sporti tuleb teha, et sa saaksid elus kõikide muud asjadega. Sellest sai see mõtte alguse ja siis me otsisime ala, mis tegelikult ka vajab toetust, kus võib-olla on rohkem meist kasu sponsorina kui lihtsalt logo toetajana. Selle konkreetse laagri ülesanne on siis tuua jalgpalli juurde tüdrukud, kes pole seda varem proovinud või on seda väga vähe proovinud ja näidata neile, et kui vinge mäng see on. Me valisime välja tegelikult 10 tugevat jalgpalliklubi, kes on siis nii tüdrukute kui naiste jalgpalli pikalt panustanud, et need laagrid oleks hea kvaliteediga ja saaks võimalikult palju osalust. Laagri puhul kindlasti see ongi, et kui sa ei ole nagu varem selle alaga kokku puutunud, et siis sa saad kohe siukse hea nagu momendi kätte, kus sa siis saad teada, kas see asi sind üldse kõnetab või kas see spordiala sind kõnetab. Ma pole varem laagris käinud ja mul on aeg seda ka harjuda. Tõsi on see, et see naiste jalgpalli roll ja olulis ühiskonnas on erinev, et on Põhjamaa riigid ja on Kesk-Euroopa, kus naiste jalgpall on ülipopulaarne, probleeme sellega ei ole ja on Ida-Euroopa, mis on sellised kultuurilisest eripärast tulenevad probleemid, kus arvatakse, et naistele ei sobi jalgpall. Ja ütleme, meie ajalooliselt ei paikneme nende kahe nagu vahel. Hästi, 55. Aga, hästi. Tegelikult tüdrukutel nagu, siit laagrist ka paistab, et tegelikult tahavad jalgpalli mängida. Ja võib-olla ongi kõige suurem selline, et kuidas neid siia saada, on see, et kuidas jõuda nagu lapse vanemateni, just emadeni, et nemad ka oleks nõus sellega, et need tüdrukud mängivad jalgpalli. Proovi hoida seda palli maas, sest kui ta läheb õhku. Jah, sest praegu on nii suur tuul, see läheb sinna poole. Ja kui sulle tundub, et on ebaaus, et ühel võistkonnal on tuul selja tagant, siis ongi ebaaus, sest tuul ongi ühel võistkonnal selja tagant. Aga me 5 minuti pärast vahetame pooli. Et siis on teistel ebaaus ja kokku tuleb võrdne. Kõik sobivad. Pool on ebaaus. Üks asi on see, et me tekitame seda ägedat tunnet, et tüdrukute seas miskit toimub, siin on mingid ägedad laagrid, neil on igasugused tegevused, programmid välja mõeldud, pluss teisalt on ka see, et just see, et see tuleb ka jalgpalliliidust väljast, et tänasel juhul siis Euroniks, et see nagu
kogukond selle jalgpalli ümber, mis siis toetab neid laagreid, kasvab ja tüdrukutel on nii äge lihtsalt. Kas või täna, kui see Euronics Man siia kohale tuli, nende jaoks oli see nii äge asi, aga see ei ole ju puhas jalgpallur, kes siia tuleb või see ei ole mingi jalgpallimaskott, see on täiesti nagu midagi muud, aga nende jaoks see tekitab jälle sellist nagu suuremat tunnet, et kuskilt väljast keegi tuli. Lähme nüüd sinna poole. Lükkame palli ka ju, meil jäi puuviljapaus. Puuviljapaus jäi ära või? Me on ise keset trenni, saame ise puuvilja. Väga paljud ütlevad, et kui tüdrukud mängivad jalgpalli, see on nagu veider või siuke teistsugune või nagu tüdrukud ei ole head mängijad, aga nagu mulle meeldib see, et tehakse tüdrukutele ka erinevaid asju. Ma tahan ühte paberpeale ja ühte selle pulli peale. Meie ajal ei olnud tegelikult üldse selliseid võimalusi, et sa lähed just tüdrukutega laagrisse ja siin on suur rõõm tõesti näha, et sa tuled ja siin on nii palju tüdrukuid ja nad kõik naudivad, nad mängivad, nad annavad ennast maksimumi, nad elavad üksteisele kaasa ja nad tunnevad sellest rõõmu, et see on väga suur edasiminek. Eesmärk ongi alati see, et me oleme üks tiim, me hoiame kokku, vahet ei ole, mis on, aga me võtame see tegelikult elus kaasa, et alati see koostöö ja see üksteisega arvestamine, et isegi kui sa ei mängi jalgpalli kunagi, sa lihtsalt lähed kuhugi elus edasi muu ala peale, et see annab nii palju sulle juurde. Näiteks eile me käisime Martsipani muuseumis. Ja see oli päris tore. Ja me nagu ei mängi kogu aeg jalgpalli. Me käime ka kuskil, täna lähme Paide Vallitorni. Siis on meil 2 naiste koondise mängijat. Meil on täna siin Karina ja meil on täna siin Siret. Arutage korra läbi, et mida võiks neid küsida. Te teate, mis positsiooni nad mängivad? Kuidas nad treenivad, aga meil ei ole veel see selge, kas meil on tegelikult 2 küsimust, aga me ei tea, kumba võtame. See tuleks meile appi, sest nagu me saaksime ka samad jäljed teha, et me saame minna nende. Nagu nemad on seal koolises või kus iganes nad on. Jõuame meie ka korragi siin nagu suureks saada. Ma arvan, et see on mingi jalgpalliliidu mäng. Võib-olla ta võttis enda riided ära ja pani ennast. Ei, see ongi Euronixi hetk. Ta tegi samasid trikke. Me peame joonistama ja siis, mis meile meeldis ja me peame kirjutama sinna. See 99 sai. Ja sa joonistad jäätist või? Kõik joonistavad jäätist. Kas te saate jäätist süüa sinna? Väga palju jäätist. Selliste jalgpallifestivalide ja laagrite roll ongi just tutvustada seda, saada esmatutvust selle jalgpalliga, saada aru, et see on väga lõbus, väga emotsionaalne, väga kaasav spordiala. Siin ei ole ainult nagu tõukamine ja lükkamine, et see nagu siin on nagu sõpr, sa saad näiteks leiad uusi sõpru ja kui sul ei tule mingi asi välja, siis keegi kiusa sind, et sul tuleb nii hästi halvasti välja. Ma ei tea, lihtsalt meeldib mängida. Kui sa oled nagu kodus, sa ei saa mängida teistega, aga kui sa oled mingi laagris seal, siis sa saad tiimiga mängida. Siis on tore, siin on lõpus ja toredad inimesed ümber. Ma tahaks proovida nagu kollaste kaartidega ja punaste kaartidega ja niimoodi nagu päris õiget jalkat proovida mängida. Ma arvan, et see võiks päris äge olla. Mulle meeldis jalka sellepärast, et see on tore, see on lõbus, kui sa ründad. Kui sa nagu viskad niimoodi siit taga, siis pead kätekapid ma kinni. Okei, lahe. Ja siis üks oli see, et sa nagu viskad eest ja siis sa pead nagu kätte saama jalgade vahelt. Okei. 3, 2, 1, tüdrukud on mängus! No tüdrukud mängus, sellega mõeldakse seda, et just nimelt tüdrukud on mängus. Tüdrukud ruulivad, tüdrukud saavad hakkama ja tüdrukud saavad teha erinevaid asju. Kui sa üritad, näed vaeva, siis sa saad seda teha. Tüdrukud on mängus nagu, et nagu selline
jalgpallitunne. ma siiski loodan, et naiste jalgpall on täielikult integreeritud siia jalgpalli sisse kõikides klubides ja et kui me räägime klubide või jalgpalliliidu poolt jalgpallist, siis me eraldi ei pea täpsustama, et see on naiste jalgpall ehk et me teeme samaväärselt kõiki asju nii meeste jalgpallis kui ka siis naiste jalgpallis. Et see naiste jalgpall on nagu Eesti jalgpalli loomulik osa ja sellest saab osa loodaks selline 5-6 tuhat harrastajat, ütleme 10 aasta perspektiivis. Et ma arvan, et see oleks päris ilus number. 2, 3. Aplaus ka endale, teisele.